No ehituskooli külastamiseks ja siin loo tegemiseks on põhjuseid tegelikult mitmeid. Üks on kindlasti see, et kui kuskil koolis üldse saadet teha, mis nurgakiviga klapiks, siis see on ju ehituskool. Teine oluline nüanss on see, et siin samas ehituskooli katuse all on ka meie meistrinurga tööplats. Siin me teeme oma põnevaid projekte, nii et põhjuseid on mitmeid. Aga uurime, mida ehituskoolis veel põnevat teha ja õppida saab. Nii nagu kogu maailm, nii ka haridusvaldkond on ilmselt pidevas kiires arengus. Me oleme siin iga aasta ehituskooli toimetamistel kätt pulsil hoidnud. Kas ehituskoolis on ka midagi uut, mida varem olnud ei ole tuleval aastal? Ütleme, uut on kogu aeg ja meil on alati uued õppijad siin koolis ja õnneks on neid aasta-aastalt nüüd rohkem olnud. Aga kui me räägime nüüd tõsiselt, siis meie valdkonnad on ikka endiselt. Meie valdkonnad ehitus, puit, elekter. Mida me siit uut oleme viimasele juurde toonud, on ehitusvaldkonnale oleme siis toonud maastikuehitaja eriala, mis on siis meil teist aastat pakkuda ja kuhu ootame kindlasti ka uusi õppijaid. Ja selleks, et see õppe võimalikult käepäraseks kättesaadavaks teha, on siis meil erinevad õppevormid. Enamus õpibki meil siin sessioonõppes, need on nii päevaseid õpperühmi kui ka õhtuseid õpperühmi. Siis on meil suhteliselt uue valdkonnana on ka töökohapõhine õpe, kus on siis tingimuseks see, et 2/3 õppest toimubki ettevõttes. Kõik meie kooli lõpetajad on praktilise töökogemusega. Siit ei lähe välja ükski noor ega siis keskealine, kes meie juures on õppinud, kellel puuduks töökogemus ettevõttes. No miks sina tegeledki selle praktilise õppe juhendamisega? Sina kindlasti puutud kokku kõik võimalike põnevate projektidega, mida õpilased siin oma kätega teha saavad. Nimeta mõned huvitavamad asjad, millega õpilased näiteks möödunud aastal tegelesid. Minu arust kõige tähtsam asi on see, et see õpikeskkond oleks autentne, võimalikult sarnane päris töömaailmaga ja sellepärast kõige mõistlikum ja õpilastele kõige huvitavam on teha sellist õpiviisi nagu projektõpe, kus osaleda saavad kõikide valdkondade ja kursuste õpilased. Siin taustal me näeme ühte katusekonstruktsiooni, mis tegelikult oma mõõtmetelt on sarnane mõne väiksema kõrvaloonega ja nad ehitavad siis selle otsast lõpuni alates sarikatest, lõpetades katusekatte paigaldusega. No ehituse õppimine on selles mõttes vägagi kulukas tegevus, et kuskilt peavad kõik need ehitusmaterjalid tulema ja need tänapäeval teadupoolest ei ole teps mitte odavad. Kuidas see käib? See ongi üks projektõppe siukene väga suur eelis ka, et õpilased ehitavad midagi päriselt valmis omanikele. Ja siinkohal tulevad appi meile erinevad head koostööpartnerid, näiteks Aurock, Ruuki, Kingsman, Monier, Betoonimeister, Peri, meil on neid palju, kes aitavad meil siis neid projekte ellu viia. No kõige olulisem asi, mis mina sellest loost kaasa võtsin, on see, et ehituskoolis on kesksel kohal praktiline õpe. Mis tähendab seda, et need, kes selle kooli lõpetavad, nendel on reaalne oskus hoida tööriista ja teha tööd. Ja ma arvan, et edasises elus, kui nad astuvad tööellu, on see üks väärt oskus.